kui sina oled üks nendest ettevõtetest, jah, super, Grete. Teeme uuesti, 9 minutist. Tere, mina olen Grete ja olen ettevõtte Ann asutaja. Kui sina oled üks nendest ettevõtte juhtidest, kes on oma ettevõttega just algust teinud ja mõtleb, kuidas ja mis nüüd edasi, et kõik oleks seaduspärane, siis oled õiges kohas. Võtame mingid teemad läbi, mis loodetavasti on sulle kasuks just oma äri juhtimisel, nii et sa saad tegeleda oma põhiasjadega ja kõige sellise taustamüra pärast ei pea muretsema. Kes ma üldse olen? Jesus Christ. Ei. Lõikad pärast ära, jah? Ma jäin selle peale mõtlema, et kas enne pidi teema sisud rääkima, et millest me räägime ka või? Aga nendest, et dokud ja nipid ja need ei räägi, jah? Okei. Aga ma ütlen selle asja juurde, et räägime nagu mulle tundus, et nagu jäi praegu sinname, et see on nii lai asi. Okei, aga samas pealkiri ja tekst sa paned siuksed, et sa saad aru, mis see või have some. Milleks me nagu teeme mingi 3 minutit sisse juhatus, inimene tahab juba nagu straightforward wrap upida nagu või saada crash course'i. Ja. Selge. Olen olnud raamatupidamisvaldkonnas tänaseks juba üle 20 aasta ja varasemalt ka täitsa perses. Mis nüüd viga siis on? Kohe mõtlen nalja. Ma mõtlen just, et mis siin nagu, ülejäänud asjad on loetavad, ei ole nagu, okei, ma tean küll, mis ütlen, okei, korras, selge. Olen olnud raamatupidamise valdkonnas tänaseks juba üle 20 aasta ning erinevalt paljudest inimestest on minu täielikuks kireks raamatupidamine ja täpsemalt selle igava asja automatiseerimine. Eeldades aga, et see ei ole sinu lemmikvaldkond, siis tahaksingi anda sulle lihtsad nipid ja ülevaate, mis sa tegema pead selleks, et sina saaksid siis keskenduda oma tegevusele. Võib-olla selline põhiasi, et kui ettevõte on nüüd loodud, kui see on kõik lihtne protsess, siis näen, et järgmised sammud on natukene keerulisemad ja tahakski nende kohta paar sõna rääkida, et see keeruline asi lihtsaks teha. Kõige olulisem asi võib-olla, mida ettevõtja peabki teadma, et raamatupidamist peab pidama, tuleb säilitada dokumendid ja tuleb esitada igal ettevõttel, olenevalt sellest, kas sul on tegevust või mitte, sa igal juhul pead esitama majandusaasta aruande. Ja räägimegi nendest teemadest nüüd natukene täpsemalt. Selline lihtne asi nagu dokumendid, et neid tuleb igal juhul igal ettevõtjal salvestada ja säilitada, kuid oluline on võib-olla nüanss siin juures on see, et ei ole ette öeldud, kus ja millisel viisil neid salvestama peab, välja arvatud see, et need andmed peavad olema alati kättesaadavad ja et nad oleksid alati ka loetavad. See aga, et kas sa salvestad neid kusagil Dropboxis, salvestad need kusagil kaustas või kasvõi sahtlis kusagil, see on kõik okei. Sa võid teha seda ükskõik millisel viisil, lihtsalt oluline on, et vähemalt 7 aasta jooksul peale siis majandusaasta aruannet sul need dokumendid oleksid kättesaadavad juhul, kui neid tuleb kontrolliks kusagil esitada. Ja kõige võib-olla tüüpilisem näide on see, et kui sul on mingisugused subscriptionid, mis on olemas kusagil pilves, siis sa ei pea neid välja printima ja kuskile salvestama, vaid lihtsalt oluline on, et sa pääsed sellele programmile või süsteemile alati ligi ja sealt selle dokumendi hiljem kätte saada, kui selleks peab vajadus olema. Nii, võib-olla selline kõige olulisem teema, mulle tundub, kui ettevõte on asutatud, siis isegi enne, kui me räägime müügitulust, siis ikka küsitakse, et millised siis on ettevõtluskulud ja mida tohib ettevõtte pangakaardiga siis maksta. Et ma olen jaganud ära need põhiliselt sellise väikse ettevõtja jaoks 4 erinevaks kategooriaks. Esimene on niisugune põhitegevuskulud, need on kõik ostetud kaubad ja teenused, ilma milleta sa ei saa oma teenust mitte kuidagi osutada. Näiteks sa müüd mingit kaupa edasi või sa osutad mingisugust teenust ja sul on vaja kindlasti mingid materjale, et seda teenust osutada, siis need kõik on põhitegevuseks ostetud kaubad ja teenused. Ja seal ei ole mingisugust piirmäära, kui palju ja mis ulatuses neid kulusid võib teha.
Siis on meil olemas sellised muud tegevuskulud, mis tegelikult, kui ma vaatan ettevõtete aruandeid, siis moodustavad väga sageli enamuse. Lihtsalt neid on palju ja nad on pisikesed ja kokku on need alati siis moodustavad niisuguse suure enamuse. Siin võib-olla on niisugused tüüpilised kulud, ongi kõik reklaamikulud, aga ka isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, koolituskulud, lähetuskulud ja nii edasi. Enamus neist on ilma piirmääradeta, aga on teatud erandeid, mida me vaatame ka natukese aja pärast. Üks hea näide võib-olla muudest tegevuskuludeks, mida unustatakse sageli ära, on näiteks ettevõtte asutamisel makstud riigilõiv. Kui sa eraisikuna selle maksid, siis sa saad selle endale muude tegevuskulude katteks tagasi maksta. Siis üks suur oluline plokk on võib-olla ettevõtlusega mitte seotud kulud. Seal peab meeles pidama, et need on alati maksustatavad. Et seal ei ole mingisuguseid erandeid ja see maksustamisreegel kehtib seal selliselt, et see summa, mis on välja makstud, tuleb maksustatav tulumaks nendelt on siis arvutatav selliselt, et see summa tuleb korrutada 22-ga ja jagatud 78-ga. Ehk lihtne näide. 100 euro eest ostsid midagi, mis ei ole ettevõtlusega üldse kuidagi seotud, sinu isiklik asi, siis selle pealt tuleb umbes maksta 28 eurot tulumaksu. Ja sellised ettevõtlusega mitte seotud kulud on siin, me oleme näidetena välja kadunud, aga kõige tüüpilisem võib-olla, mida ma näen alati, on isikliku toiduarved nii poes kui restoranis ja nii edasi. Et need on asjad, mis ei ole ettevõtlusega seotud ning võimalusel või kõige soodsam viis on tegelikult need, kui on tekkinud niisugune olukord, et oled kasutanud ettevõtte kaarti kogemata, siis maksa lihtsalt see summa tagasi, siis ei kaasne eraldi maksustamist selle eest. See on niisugune hästi tüüpiline olukord, et kogemata lähevad kas kaardid sassi või mis iganes põhjusel, siis kõige lihtsam viis ongi, kui seesama summa, mis kulutus on tehtud, maksad ettevõttele tagasi. Ja kui ei, siis tuleb lihtsalt järgmisel kuul maksta selle eest tulumaksu selgitatud viisil. Ja need 4. liik ei ole otseselt kulu, vaid vastupidi on siis suuremate varade soetamine, mis siis teatud aja jooksul hakatakse amortiseerima ehk kulusse kandma. Et siin on niisugune hea soovitus ka, et iga ettevõte saab ise määrata, mis see piirmäär on, et mis summast alates see asi läheb kas põhivarasse või kohe kulusse, aga oluline on see, et see asi oleks kasutatav rohkem kui 1 aasta. Ja võib-olla tüüpiline väikeettevõtja määrab selleks piirmääraks, kõige sagedam, mida ma olen näinud, on selline 500 eurot ja siis oluline tingimus siis veel kord, et ta oleks kasutatav üle mitme aasta. Näiteks ostad arvuti, maksab enamasti juba rohkem kui 500 eurot, saad võtta põhivarana arvele ja iga kuu hakata teda amortiseerima. Miks see on oluline? On see, et su ettevõttel ei oleks koheselt, näiteks ettevõtte käivitamisel ostadki teatud varad endale, et siis need ei lähe, su ettevõte ei lähe kohe, bilanss ei lähe paigast ära, et sul on kulusid palju, aga tulusid pole. Ja mis siin veel tasub meeles pidada, mida sageli unustatakse, et see põhivara ei pea olema uus ja soetatud nüüd otse ettevõtte nimele, vaid näiteks kui sul on endal juba arvuti olemas, su isiklik arvuti, aga sa hakkad nüüd seda töötarbeks kasutama, siis ongi mõistlik see põhivara endale arvele võtta. Samamoodi on mobiiltelefoniga, printereid enam meil nii palju ei ole, aga sellised suuremad ostud. Mis veel on niisugused tüüpilised küsimused, mida alati küsitakse, et ettevõtlus eeldab ikkagi teatud liikumist, on vaja minna klientide juurde, on vaja minna mingile üritusele ja nii edasi, et kuidas seda saaks ettevõtte kuludesse panna. Siin varem oli kuidagi näen jällegi, et on hästi palju on tuntud see, et varem pidi pidama päevikud selle kohta, et muidu oli justkui kõik ettevõtluskulu, aga see päevik oli siis näites seda, mis need erasõidud on, siis nüüd on see isikliku auto kasutamise hüvitise puhul on see tegemist siis vastupidise olukorraga. Tuleb pidada päevikut nende sõitude kohta, mis tehakse ettevõtte hüvanguks. Nii kui ettevõtte arvel on auto ja sa teed kas või ühe sõidu, see ei ole oluline mitu korda või nii-öelda mis ajaperioodil, vaid vähemalt kui on võimaldatud kas või üks kord selle autoga sõites, tegelikult tuleb kohe hakata maksma auto pealt erisoodustust ja see on päris kallis maks.
Siin on ka välja toodud, kuidas erisoodustust arvestatakse ja erisoodustust makstakse igakuiselt. See tähendab ka seda, et isegi kui sa tegid ühe korra jaanuaris ühe sõidu siis, ja auto on ettevõtte arvel, siis edaspidi sa igakuiselt maksad seda erisoodustust. Siis tasubki võib-olla mõelda ja sageli väikeettevõtjal ongi mõistlik hoopis maksta endale isikliku sõiduauto kasutamisehüvitist. See on nagu mainitud, siis sa peadki pidama päevikut ja maksuvabalt saab maksta kuni 50 senti kilomeetri kohta, aga siin on oluline pidada arvestust, et see piirmäär ühe kuu jooksul on 550 eurot. Ja sellega on nüüd niimoodi, et näiteks kui aasta keskel avastad, et sa ei ole veel endal seda sõiduauto kasutamise hüvitist maksnud, siis võid seda alati tagantjärgi teha. Ette ei tohi maksta, aga tagantjärgi saab maksta. Näiteks mais maksad ära esimese 4 kuu summa endale 4 korda 550 eurot. Oluline on, et seda sõidupäevikut peaksid. Kellegile seda sõidupäevikut otseselt esitama ei pea, kuskile maksuameti seda üles laadima ei pea, aga kui keegi kontrollib, siis peab see olemas olema. Ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis tuleb deklareerida korra aastas ja sealt tuleb lihtsalt öelda siis oma see tuleb deklareerida see autonumbri märk, mille eest on seda kompensatsiooni makstud ja siis ka isikukood ja summa, kellele maksti. Ja siin on nüüd oluline see, et see auto ei tohi kuuluda ettevõttele, selle samale ettevõttele, kes seda maksab siis on ju. Aga kui ta kuulub, ma ei tea, sõbrale, elukaaslasele, aga ei ole sinu omandis, siis on okei. Oluline on, et sul on selle kasutusõigus, et see kasutusõigus tuleb ära tõendada. Et tasub alati mõelda, kumb on mõistlikum, kas maksta seda erisoodustust ja panna kõik autoga seonduvad kulud ettevõtte alla või maksta endale isikliku sõiduauto kasutamisehüvitist ja siin peab seda meeles pidama, et see 550 eurot on selline summa, mis katab kõik, et sa ei saa eraldi lisaks kanda endale veel nüüd kindlustuse eest midagi või mis iganes, et see on kõik seotud. Ainus erand on parkimistasu. Ehk et kui ma lähen kuskile konverentsile isikliku autoga, sõidan 100 kilomeetrit sinna, maksan endale selle eest hüvitist ja ma olen terve päev parkinud ja minu parkimisarve on 20 eurot, siis selle parkimise võin ma ka eraldi endale maksta. Kõik muud kulud, kütus, kindlustus, autopesu, mis iganes, kõik peavad olema juba selle isikliku auto kasutamise hüvitise sees. Aga üldjuhul väikeettevõtte puhul on see väga mõistlik viis seda kompensatsiooni maksta, et enamasti tuleb soodsam lahendus. Nii, võib-olla mõned mõtted veel, et väga tüüpiline küsimus, et tahaksin panna kodukontori kulud endale ettevõtte kuludesse. Seal on nüüd oluline see, et tuleb arvutada proportsioon ja seda kontrollitakse päris korralikult. Ehk et ma ei saa panna kõiki oma koduga seotud kulusid kuludesse, aga ma saan siis vastava proportsiooni panna kuludesse. Aga võib-olla, mis jäetakse kasutamata, on hoopis see, et selline lahendus nagu ruumirent. Et kui ettevõtte maksab eraisikule ruumirenti, näiteks mul ongi kodus tehtud eraldi üks tuba, mida ma kasutangi puhtalt kontori jaoks, siis ma tegelikult tohin selle ruumi eest endale hoopis renti küsida ja selle sees siis on võib-olla kõik muud kulud ka. Ja ruumirendi loogika on selline, et sealt tuleb maksta siis jälle samamoodi tulumaksu, aga ei kaasne muud maksud nagu sotsiaalmaks ja kõik muud, mis kaasnevad palga puhul. Nii et seda võimalust vähesed teavad ja vähesed kasutavad, kuid on väga mõistlik, et näiteks ongi hea ruum, ma olen kesklinnas, on mul korter, mul on hea eraldi tehtud tuba selle jaoks ja ma küsingi ruumirendi eest näiteks 500 eurot, ma saan seda endale maksta ja selle pealt maksan siis hiljem ka tulumaksu. Et selline hea võimalus võib-olla. Mis veel? Kui sa oled ise ettevõtja ja võib-olla see on su kõrvaläri, oled kusagil tööl, sa ei pea endale otseselt palka maksma, kui sa ei tee seal aktiivselt igapäevaselt nüüd tohutult tööd. Väga sageli näen, et makstakse endale juhatuse liikmetasu, aga juhatuse liikmetasu puhul tasub meeles pidada seda, et juhatuse liikmele ei kaasne sellised võimalused, nagu on töötajale. Näiteks puhkusearvestused ja kõik selline. Ja samamoodi ka see, et kui üks hetkel peaks elus minema niimoodi, et näiteks jääd oma põhitöökohast ilma ja võib-olla sooviksid ennast töötukassana arvele võtta, siis juhatuse liikmele, kui sa maksad tasu, siis see on samamoodi tasu ja see tähendab, et neid soodustusi ei saa.
ja rahaliselt siukse igakuise tasu mõistes on see protsent seal nii väike, et mina üldiselt soovitan alati, et kui sa endale juba palka maksad, siis maksa endale töötaja palka, kui sa ise oled seal aktiivne ja teed iga päeva, kui sa teedki seal tööd, on ju, mitte ei ole ainult siukses üldises formaalsemas juhatuse liikme kujul siis seal tööl, et vaata, mõtle korra lihtsalt see aspekt läbi. Veel, mis on oluline, et kui ma nüüd ei ole näiteks kusagil mujal tööl ja ka ma alles alustasin oma ettevõttega ja mul ei ole seal 100% koormust, siis ei pea maksma endale sellist töötasu ka. Töötasu täiesti piisav, kui sa maksadki vastavalt sellele, mis sa päriselt teed seal. Et näiteks, kui ma teengi, ma ei tea, 10 tundi nädalas tööd, siis see koormus võibki olla kordades väiksem, see ei pea olema 100%. Oluline on, mida pead jälgima, et kui sa kusagil mujal tööl ei ole ja sa tahad, et sul kehtiks haigekassa, siis see miinimum sotsiaalmaksu summa, mida igakuiselt maksma peab, on 2026 aastal 292 eurot ja 38 senti. Mis see tähendab? See tähendab seda, et justkui selle baasmäär on 886 eurot, aga võib-olla ma tõesti teen nii vähe seal oma ettevõttes tööd, et võib-olla ma teen 5 tundi kuus, siis ma tegelikult võin maksta endale näiteks brutotasu 100 eurot ja ma lihtsalt maksan selle sotsiaalmaksu täiendavalt juurde niimoodi, et ta oleks see 292,38. Sellisel juhul on garanteeritud minu haigekassa. Et see on võib-olla jälle asi, mida inimesed ei kasuta ja maksavad ülemääraselt palju lihtsalt selleks, et see haigekassa kätte saada. Et mõtle see moment ka üle. Ja veel üks hea lahendus, mis meil Eestis on tervise edendamise hüvitis, mida saab maksta siis kuni 400 eurot aastas sun töötaja kohta ja see sisaldab ka käibemaksu. Seda tehakse nüüd küll dokumendi alusel ja kui sul on rohkem kui üks töötaja, siis see peab olema kõigile võimaldatud. Ja siin ei ole üldse vahet, kas ettevõtte maksab nüüd otse selle, et näiteks ma teengi lepingu mõne spordiklubiga ja tööandja ehk et mina siis ettevõtjana ise otse maksan selle või mina, Grete, olen isiklikult maksnud selle ja esitan hiljem selle kuludokumendi ja maksan endale tagasi. Oluline on, et lihtsalt seda piirmäära 400 eurot ei ületata, siis on ta maksuvaba. Nii, kui ettevõtte on regatud ja juba registreeritud ja juba toimetad seal, siis tekib alati küsimus, et mis nüüd edasi, kas ma peaksin ennast mingiks kas käibemaksukohuslaseks registreerima või mida ma deklareerima pean või mida ma üldse tegema pean. Et käibemaksukohuslaseks peab kindlasti registreerima, kui sa näed, et su käive on juba üle 40 000 kalendriaastas. Siin võib-olla oluline jälle mõelda läbi see, et kes su kliendid on. Kui su kliendid on eraisikud, siis ilmselt see käive võib muidugi ületada, aga see käive võib jääda natuke allapoole ja sellisel juhul, kui sa lisad käibemaksu, kui sa oled käibemaksukohuslane ja sa lisad käibemaksu, siis loomulikult see läheb eraisikutele kallimaks. Kui su kliendid on aga enamasti ettevõtjad, siis enamasti tasub ennast registreerida juba vabatahtlikult varem käibemaksukohuslaseks, sest siis sa saad alati kõikidelt kuludelt, mis on ettevõtlusega seotud, küsida tagasi ka käibemaksu. Ehk et sinu jaoks teatud teenused ja tooted lähevad selle käibemaksu võrra odavamaks. Käivet peab siis oma tegevuses, kui sul käibemaksukohuslane, pead deklareerima iga kuu 20. eelmise kuu kohta. Ja siin on nüüd oluline jälle 2 asja, mida peab teadma. Et selleks, et see käibemaks deklareerida, on sul vaja, kas see teenus või toode pidi olema kas osutatud või müüdud või raha liikunud. Ehk näiteks, kui ma jaanuarikuus tegin arve 1000 eurole, aga teenuse osutasin alles veebruaris, siis kui raha maksti ära juba jaanuaris, siis 20. veebruariks ma pean juba ikkagi deklareerima, et ma sellise müügi tegin. Või siis vastupidi, et ma jaanuaris tegin teenuse ära, aga arve jätsin veebruarisse, siis tegelikult tuleb korrektse on seda deklareerida jaanuarikuu deklaratsioonis. Kõik hakk. Ma võin edasi rääkida, jah? Oota, ma teen vist helit, ma ei tea, kas seda kuuleb, aga ootan. Aga muidu fantastiline. Jah. Võin uuesti. Vaesekene, ma üldse ei näinud sind. Üks hetk oleksid ära vajunud. Ja ma olen nii järsku olen nii. Kutsuge kiirabi. Nii, käibedeklar sai valmis, jah?
Nii, millal peab esitama tuludeklaratsiooni? Kui sa maksad töötasu endale või kellelegi teisele, kui sa maksad endale dividende, siis igal juhul tuleb teha tuludeklaratsioon ja seal on loogika siis väljamakse järgi ehk jaanuaris maksad midagi välja, siis hiljemalt 10. veebruariks pead selle deklareerima. Ja oluline on nüüd see, et kui käibedeklaratsiooni peab tegema ainult käibemaksukohuslane, siis tuludeklaratsiooni, ettevõtja tuludeklaratsiooni peab tegema igal juhul, kui on tehtud see makse. Ehk et sa võid olla nii käibemaksukohuslane kui mitte. Jah, ja sealhulgas ka, kui oled kas mingi erisoodustusi teinud, mingid näiteks ka renditasu maksnud, millest me eelnevalt rääkisime, siis see tuleb ka deklareerida, siis näiteks jaanuaris maksid välja endale ruumi rendi eest 500 €, siis see tuleb deklareerida 10. veebruariks ja 10. veebruariks tuleb ka need maksud ära maksta. Nii, mis on iga ettevõtja kohustus, nagu ma enne mainisin, ükskõik on sul tegevust olnud või mitte, siis igal registreeritud ettevõtjal on kohustus esitada majandusaasta aruanne. Seal on nüüd paar nüanssi jälle, mida peab teadma. See aruanne tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast seda, kui majandusaasta aruanne on lõppenud. Eestis on kõige tüüpilisem selline aruandeperiood kalendriaasta, mis tähendab seda, et kui meie aasta lõpeb 31. detsember, siis me peaksimegi 30. juuni esitama oma aasta aruande. Kui ma nüüd teen oma päris esimest aasta aruannet, siis on üks erand, et kui ma olen asutanud ettevõtte peale 1. juulit või siis kas või 1. juulil, siis ma saan esimese aruandeperioodi teha pikendatud perioodi kohta kuni 18 kuud. Ja kui ma asutangi ettevõtte 1. juuli 2026 aastal, siis aruandeperiood on 01, 07, 26 kuni 31. detsember 28 ja mu tähtaeg on hoopis siis, 27 ja mu tähtaeg on hoopis siis 2028, 30. juuni, mille ma pean selle esitama. Siin on üks näide ka, võib-olla on paremini silme ees siis. Nii, ja mis see majandusaasta aruanne siis on ja kes seda esitama siis nagu peab? Ütles, et esitama peab justkui kõik, aga enamus meie Eesti ettevõtted on mikroettevõtjad. Ja mikroettevõtja pole üldse kuidagi mingi halb termin, vaid vastupidi, mikroettevõtjal on palju hüvesid, nagu näiteks lihtsustatud aruandekord. Ja mikroettevõtjaks loetakse ettevõtted, kellel on väiksem varade maht kui 450 000 selle sama kalendriaastal, väiksem müügitulu kui 900 000 ja töötajate arv on alla 10 inimese. Eestis enamus ettevõtteid, 94% on mikroettevõtjad, nii et see ei ole kuidagi halb asi, vaid vastupidi, see on täitsa positiivne asi. Nii, ja mikroettevõtja saabki koostada sellise lühendatud majandusaasta aruande, kus sisuliselt on ainult bilanss ja kasumi aruanne. Nii, ja mina. Kumb? Mina, jah. Okei, davai, siit lähme üle. See üldse, ma jäin ise lugema seda, ma praegu see ei olnud tuttav nagu ka ma olingi niimoodi, ja ma ei teagi, mõtlen, kas see nagu äkki on liiga palju rääkinud sellest, et see mikro on nagu negatiivne või positiivne või? Ei ole hullu. Lõikad kokku pärast, jah? Selge. Lõime sellise tarkvara ja ettevõtjale mõeldud tööriista nagu Ann ja meie nägemus ongi, et kuna aastaaruande koostamine on kohustuslik, siis ta peab olema lihtne ja kättesaadav igaühele. Ehk et kui sina tegeled näiteks turundusega, mingi loometegevusega, oled küünetehnik, sõidad taksot, ükskõik millega sa tegeled, siis sina ei pea teadma, kuidas see majandusaasta aruande kokkupanemine käib, aga selleks peab olema sul väga hea ja lihtne tööriist, et sa saaksid selle koostamisega ise hakkama. Ja selleks me olemegi Anni loonud ja Anni kasutada on väga lihtne. Sa leiadki oma ettevõtte, kas selle nime või registrikoodi järgi, laed üles oma panga väljavõtte, määrad ära tehingud, seal on juba ette antud liigid, väga palju tehinguid on automatiseeritud, mida me juba teame, kuidas ja mismoodi liigitada ja sina tegeled ainult erisustega. Ja sisuliselt sul ongi aruanne koos ja saadki selle otse äriregistrile esitada.
Kõik tegevused on juhendatud, meil on kõrval väga palju toodud infot, millele tähelepanu pöörata, mis nüüd juhtub, mis järgmise sammuna on ja nii edasi, et oled igal hetkel toetatud, saad aru, mida tegema peab ja kuidas tegema peab. Väga suur osa ettevõtetest koostavad aruande ise algusest lõpuni ilma ühegi küsimuseta. Kui peaks mingi küsimus tekkima, siis loomulikult oleme me olemas. Võib-olla niisugune mõttekäik ka, et millal siis teha ise raamatupidamist ja millal on vaja kaasata siis raamatupidamisteenuseid. Enamus Eesti ettevõtteid on mikroettevõtjad, nagu ma juba mainisin varasemalt, ja kui ma vaatan nende ettevõtete tehinguid ja sisu, siis suur enamus on korduvtehinguid. Nad on sarnase struktuuriga ja see ettevõtte tegevus on võrdlemisi lihtne. Kui sina oled ka üks nendest ettevõttes, ma olen täiesti kindel, et sa saad sellega ise hakkama. Kõige keerulisem moment on just see alustamise moment ja siis see paika panemine, kuidas ja mismoodi edasi. Ja kui sa ei pea tegema igakuiseid deklaratsioone, siis kindlasti saad sa sellega ise hakkama. Annis saad muuseas koostada ka ise müügiarveid, nii et kui sa oled algust just teinud, siis sa saad oma põhiasjad seal juba ära teha ja vastavalt vajadusele siis täiendavaid tegevusi juurde võtta, et millal on näiteks raamatupidajat vaja. Et raamatupidaja on kindlasti oluline partner, kui sul on väga palju tehinguid, sul on erineva keerukusega tegevusi või sul on üldse mingi väga spetsiifiline valdkond või on sul lihtsalt juba mahud nii suured, et sul on kas töötajate palgaarvestus, et see lihtsalt ei ole enam mõistlik ise teha. Et sellisel juhul kindlasti. Üldjuhul minu soovitus on, et kasuta raamatupidajat kui finantsnõustajat aeg-ajalt, aga mitte sellise võib-olla igapäevase teenuse osana, et ma usun, et sellega saavad ettevõtjad ise hakkama, aga siis kui midagi täpsustada on vaja, siis loomulikult nagu iga asjaga elus, siis saab spetsialistilt nõu küsida. Sellega ongi võib-olla minu poolt kõik. Kui kellelgi on tekkinud küsimusi, siis saab alati julgelt meile otse kirjutada ja meie kodulehel minu ann.ee on ka kõik vajalik info olemas. Midagi veel lõpetuseks, mis ma ütlema pean veel? Ettevõtjad iseseisvaks või? Kas raamatupidajad see slaid oli okei või ei teinud maha kuidagi liiga? Ei teinud, okei, selge. Okei, ma siis ütlengi, võtan selle eelmise selle või? Lihtsalt, kas ma ütlen? Lihtsalt kokku või? Ei ole vahet, jah? Okei, selge. Anni eesmärk on vabastada ettevõtja finantshaldusest, et sa saaksid päriselt tegeleda oma asjaga, milles sa oled hea, miks sa selle ettevõtte oled loonud ja kõik muu aruandlus peab juhtuma taustal, et igaüks saaks olla hea selles, milles ta päriselt hea on. Aitäh!